Linnapea ütles oma tervituskõnes, et see kaunis keskus ei jää Tallinnas ainukeseks, et järgmine võib juba Põhja-Tallinna kerkida, et on see nagu, kui tõepõhi all sellel on? No, sellel on päris suur tõepõhi all, sellepärast, et tõesti Lääne-Tallinna keskhaiglal järgmise projektina ongi plaanis Põhja-Tallinnas Sõle polikliiniku, tänase polikliiniku, siis tulevikus ka sellest saab tervisekeskus selle rekonstrueerimine, nii et ma arvan, et mõni aasta veel ja ka seal on olemas sama uhke maja kui siin. Tartu Ülikooli kliinikumi esindaja ütles, et hea mõttena ta võtaks kaasa selle, et eriarstiabi ja perearst on üksteise kõrval, et kas see mõte läheb sinna edasi? Kindlasti läheb see edasi, sellepärast, et tänapäeval ongi nii, et arstiabi, esmatasandi arstiabi on nii palju arenenud, et teistmoodi ei kujutaks enam ettegi, et oleks perearstid omaette ja eriarstid omaette, et kõik perearstikeskused saavad olema sellised, kus on nii perearstid, on eriarstid, on kindlasti ka analüüside võimalus, nii et oleks tegemist ühe terve kompleksiga. Ja kokkuvõttes muudab see ravi kiiremaks, mida me ju tahame. No ta muudab küll kiiremaks, aga kindlasti ka palju mugavamaks patsiendile, kellel on põhjust millegipärast siia majja tulla. Haigla nõukogu esimees Merike Martinson ütles, et ta on nüüd jõudnud sellele täiesti valmis haiglale juba tiiru peale teha. Et mis mulje on? No väga hea. Nagu ma ütlesin, et see on pärl tervishoiumaastikul ja ma arvan niiviisi, et siin mitte, et ta ei ole ilus, vaid et ta on ka väga täiuslik. Ta on täiuslik funktsionaalselt. Ma arvan, et kui patsient siseneb siia ja ta leiab maja juhisest ja kui ta läheb oma vastavale korrusele, siis ta leiab nad üles. Et siin on ka funktsionaalselt väga hästi lahendatud ja ma tahaks öelda ühe märku, siiski veel öelda, et Lääne-Tallinna on mitte ainult, et ambulatoorset lüli ta ei kaasajasta, ta statsionaarse ravi täiustamise kõrval ta on võtnud väga olulise suunaga ambulatoorne viia korda, sest siin käib kümneid kordi rohkem patsienti kui haiglas ja sellepärast kui siin selles tasandil koostöö perearstidega ja siis eriarstidega on hea, diagnostika on siin tasemel, siis on ka vähem haiglaravi vaja. See on see põhiline püant ju ja see ongi see ja see on siiski kolmas tervisekeskus, mida me teeme, kuid see on tõesti nüüd, nagu doktor Ipimoks ütleb, vastab igatepidi nõuetele, aga siin on ka inimesed, kellel on praktiline kogemus, on osanud nii need sektsioonid luua, et kui ta läheb oma perearstikeskusesse, siis ta seal on nagu oma kodus. Nii et ma arvan, et see ongi selle maja väärtus ja muidugi väga hea kvaliteediga tehtud, ehitaja on suurepärane olnud. Mis oli ehituse juures kõige keerulisem? Mis oli ka selline moment, et äkki see ei saagi valmis õigeks saagi? Ehituse juures on kõik keeruline ja kõik väga lihtne. Nii et nii võibki öelda, eks ju. Ja sellist momenti, et tähtajaks valmis ei saa, ei olnud. Te ütlesite, et aasta tagasi oli siin ainult üks vundamendi auk. See oli vist jaanuaris. Kas see ehitustähtaeg oli tänapäeva ehitustempo juures suhteliselt optimaalne? See oli väga mõistlik ehitustähtaeg, mis ei nõudnud kiirustamist ja sai järgida kõiki tehnoloogiaid. Nii et üks ainus suur rõõm on täna siin ringi jalutada? Seda muidugi. Palju on räägitud sellest, et Tallinna asutused peaksid olema ligipääsetava maad. Kuidas teile tundub nüüd see uus tervisekeskus ratastooli inimese seisukohalt? Uues tervisekeskuses on kõik tingimused nii nagu peab. Ligipääsetavusega probleeme ei ole ja kõik on lahendatud väga hästi. Näiteks, mis seda hõlbustab, kas kaldteed või? Alustame sissepääsust. Et hoone ees on olemas invaparkimiskohad, olemas õige kaldenurgaga kaldtee, laiad uksed, lift
igale poole pääseb. ja teie ei ole siin ka niisama uudistamas, vaid kavatsete avada siin peagi oma kaupluse. Just, et avame ortopeediliste abivahendite kaupluse, kus on siis võimalik soetada erinevaid abivahendeid. Näiteks milliseid? Kõikvõimalikud ortoosid, ratastoolid, rulaatorid, inkotooted, individuaalsed tallatoed. Siuke.